Tervist kõigile ja tere tulemast järgmises õppevideo, mis puudutab 3D programmi Blender. Tänases õppetunnis me üritame animeerida siis mobiiliinterface'i, kalkulaatori ja need mündid. Selleks me peame kõigepealt looma 2 lisaakent. Üks on siis, kolmas on all, ehk siis see timeline, kui teil juhuslikult ei ole. Ja siis siia 2 tükki ja selle lööme veel pooleks. Nii, üles läheb siis nii-öelda Graph Editor ja alla tuleb siis Dope Sheet ja Dope Sheetis lülitame Action Editor. See vastutab keyframe'ide interpolatsiooni eest ja Dope Sheet vastutab sisuliselt preseti eest, et kui teil on üks animatsioon tehtud, siis on võimalik kopeerida teise objekti peale. Ja timeline'il on võimalik näha keyframe, nii nagu Premiere Pros või siis After Effectsis. Siin on võimalik ka neid liigutada. Läheme siis 25 frame'i. Panen siin nii-öelda parem klikk, insert single keyframe. Nüüd liigun tagasi ja liigutan selle parameetri tahapoole, selle objekti, ehk siis liigutades parameetri liigub objekt tagasi. Et kui sa oled nii-öelda selle parameetri peal, siis sa vajutad parem klikk ja insert single keyframe. Nii, vaatame, kas animatsioon toimus ja toimus. Kontrollime üle igaks juhuks. Tundub, et vist kõik on korras. Siis siin ma muudan selle interpolatsiooni selekteerides keyframe'i vajutan T-tähes, tuleb nii-öelda aken välja ja siin on back. Ja mida see teeb? See liigub edasi ja siis üks moment korraks nii-öelda rohkem, kui see meil parameeter on pandud ja siis tagasi. Ja siin siis me loome uue preseti, vajutan selle peale ja muudan siin nime, näiteks UI tekst. Nii, väga hea. Selekteerime järgmist ja seejärel valime siit õige preseti, UI tekst. Nii, väga hea. Liigume nüüd järgmise juurde. UI tekst ja UI tekst. Ja vaatame, nad tulevad kõik ühel ajal. Ainukene asi, et ma päris niimoodi ei soovi. Ma tahaks, et nad tuleks natukene erineval ajal. Siis ma teen nii, et lähen kõige esimese juurde. Teen sellest koopia. Ja need samad keyframe'id on võimalik liigutada natukene edasi. Vajutan G-tähe ja siis liigutan edasi. Nii. Täpselt samamoodi sellega. Teen koopia. Selekteerin, liigun edasi. Koopia. Selekteerin. G-täht, liigun edasi. Koopia. Selekteerin. G-täht, liigun edasi. Nii, vaatan üle. Op. Nii, vaatan, kas kõik tuli nii nagu vaja. Tuleb esimene, ülemine, nii ja nii. Väga hea. Panen käima. Nii, väga hea. Siin on need kõik korras. Nüüd teen samamoodi selle müntidega. Lähen kuskil 20 frame'i juurde. Seejärel vajutan Z, insert single keyframe. Liigun edasi 20 frame'i, 36, 37 piisab ka. Tõstan selle ülesse ja insert single keyframe. Nii, sisuliselt ta tõuseb õhka, kui mul on vaja vastupidi. Siis ma liigutan selle siia ja selle ma liigutan lihtsalt siia. Nii, vaatan üle ja kukub, väga hea. Siis selekteerin nad ära. Ja tee täht uuesti ja panen jälle bounce. Nii, just kui põrkab. Nii, väga hea. Siis tegelikult me oleks pidanud tegema nii, et me algul animeerime seda esimest ja seejärel tuleb teine, aga ei ole midagi hullu. Me saame sellega ka hakkama. Teeme selle esimesele ka. Nii, insert single keyframe, liigun edasi. Tõstan ta ülesse. Insert single keyframe. Selekteerin ära.
T-täht, bounce. Praegu ta vist läheb õhku ja siis ma lihtsalt vahetan ära, muud ei midagi. Nii. Kõigepealt peab tulema esimene, seejärel peab tulema teine. Selle ma natukene liigutan edasi. Nii vaatame üle, tuleb esimene, tuleb teine ja võib-olla isegi natukene kaugemale ma liigutan ja nüüd kolmas viimane. Panen käima. Nii, põrkas ära. Ja siis, kui ta enam-vähem juba hakkab lõpetama, siis paneme kohe ka kolmanda. Nii, insert single keyframe, liigutan ajas edasi, tõstan ta ülesse, insert single keyframe ja tegelikult vahetan ta omavahel ära asi korras. Nii, ja üks asi veel, enne kui, peale seda, kui ma vahetasin ära, vajutan T-tähe ja bounce. Nii vaatan. Nii, väga hea. Viimasena jäi meil animeerida nii-öelda klaviatuur, et nüüd peab välja tooma sellest ühest elemendist, ehk siis vajutame, peame sinna sisse minema ja L-tähega ma selekteerin selle, nii, ja Ctrl P, mingisugune vea teada, okei, siis läheme vastupidi, teist teed pidi, mesh ja kohe ma leian siit selle, see on Ctrl P, vaid lihtsalt P-täht, nii, ja tõstame ta siit välja. Täpselt samamoodi teeme selle sellega, tab, siis vajutan tühja koha peale, L-täht selle plussi peal ja P-täht, nii, ja selection. Nii, nüüd meil on olemas kaks iseseisvat objekti ja seejärel vajutan Ctrl P, neid omavahel ühendada ja object keep transform. Nii, siis ei toimu mingisugust probleemi. See viimasel nii-öelda objekti külge ta lingib kinni. Ja nüüd, kui meil on see tehtud, et kui toimub põrge, siis siin ma teeks nii-öelda selle sisse nii-öelda vajumise ja vaatan, kas sobib local ja local sobib. Nii, paneme, mis parameeter, ja see parameeter, siis insert single keyframe, liigume edasi, surume ta korra alla, natukene, insert single keyframe ja seda esimest võib kopeerida. Ctrl C ja Ctrl V. Teeme võib-olla ainult natukene tihedamaks selle. Toimub nagu vajutamine. Ja kui vaja, me võime uuesti selle teha, Ctrl Z. Ctrl Z, Shift T ja vajutame siia. Nii. Ja siis uuesti ja liigutame kõiki neid keyframe vasakule. Nii. Ja selle võib olla ka natukene vasakule. Siin tekib küsimus, et mis see siia tekkis, tegelikult ju ei pidanud, sest teistel ei ole. See näitab seda lihtsalt, et siin ei toimu mingisugust animatsiooni, et see parameeter on alati ühe koha peal. Nii. Ja meil on sisuliselt, mis puudutab animatsiooni, kõik tehtud. Nüüd läheme, kontrollime mõningaid settinguid ja siis saame välja lasta selle animatsiooni. Nii, nii-öelda kuubik, meil on nii-öelda ruut, siis siin paneme 25 kaadrit sekundis, ütlen niimoodi, et kindlasti kui oleks 50 kaadrit sekundis, oleks parem, sest liikumine on sujuvam, aga see võtab renderdamisel väga palju aega. Ja vaatame, kui palju meil toimub animatsioon kuni siiani, see tähendab 70 frame'i, siis ma panen siia 70. Nii. Nii, väga hea. Pane korra mängima.
siin siis nii-öelda property aknas vaatame mõningad settingud üle. Siin peab olema nii-öelda root ja siin on 25 kaadrit sekundis. Et mida rohkem frame, seda nii-öelda sujuvam on liikumine, aga see tähendab seda ka, et renderdamisaeg pikeneb. Siis siin valime selle asukoha. Mina panin desktopi peale ja siin on võimalik kas PNG-s või siis teie jaoks FFmpeg video. Siit encode'i, kus valime H264 ja media quality on siis medium. Nii. Ja seejärel läheme render, kontrollime, kui palju üks nii-öelda see võtab suht pikalt. Paneme need sample'id ka natukene vähemaks. Siis selles siin, et võib olla täitsa ka näiteks 100. Vaatame, mis tulemus hakkab olema. Natukene ootame. Nii, okei, täitsa isegi kõlbab. Ja järgmisena on see, laseme välja, et render animation. Ja ongi kõik, nüüd hakkab tiksuma. Ja sellesama video saadate mulle Teamsi. Natukene räägin sellest, et mis vahe on nii-öelda, kui me ekspordiks PNG-s. Sest siis, kui näiteks oletame, ta teeb juba 100 frame ära ja meil on jäänud 50 ja arvuti jookseb kokku, siis me ei pea uuesti alustama 100 frame'ist, vaid me võime panna näiteks 101 kuni 150 renderdada. Siis selle MPEG videoga on nii, et kui arvuti jookseb kokku, siis peab uuesti alustama. Et te võite katsetada, et kui näiteks algul MPEG videoga ei lähe korralikult või näiteks midagi jookseb kokku, siis renderdage nii-öelda PNG-s ja niimoodi on võib-olla ka lihtsam, sest ta moodustab või renderdab nagu pildi jada ehk siis 150 pilti ja näiteks Premiere Pro's panete selle kokku, selle pildi jada ehk siis on PNG sequence ja eksportida sealt välja, ongi kõik. Igatahes mina ootan seni, kuni render lõpeb ja aitäh vaatamast ja kohtume juba järgmises peatükis.